Tervist ja tere tulemast kuulama Pare podcasti, kus me räägime avameelselt inimeste juhtimisest ja paljudest muudest olulistest teemadest, mis personalijuhile ja juhile korda lähevad. Me räägime täna palju sellisest IT, küberturvalisuse ja muudest taolistest teemadest ja külas on KPMG küberturvalisuse teenuste juht Mihkel Kukk. Tervist! Tervist ja tänan kutsumast! Mina olen Kai Saard, Pare tegevjuht ja me läheme päris spetsiifiliseks täna, aga ma läheks ikkagi laiema teemaga lendu ja küsiks seda, et millised üleüldised IT-d või AI-d või kõiki muud sellist küberturvalisust puudutavad trendid praegu trendivad. Ma olen paljud on märganud, et selliseid chatbotte ja AI lahendusi on juba väga palju tulnud, et see on juba selline võib-olla aasta või paari tagune teema, et eks sealt natuke liiguvad ka sammud edasi, et seda AI kasutatakse nagu AI agentidena või automatiseerimisena, et kindlasti nagu selliseid lahendusi me hakkame siin lähiajal märksa rohkem nägema, et mis aitavad selliseid töövooge natuke automatiseerida, võib-olla pannakse erinevaid AI lahendusi ja muid ressursse nagu selliseks ühiseks komplektiks, et midagi sellist natuke suuremat saada. Kindlasti on ka teemaks sellised nagu väiksemad mudelid, mis ei ole nagu päris sellised avalikud teenused, aga ongi võib-olla sellised väga spetsiifilised, võib-olla tervishoius me juba oleme näinud näiteks, et võib-olla analüüsitaksegi näiteks mingi haigussümptomeid ainult ja see ongi suunatud ainult täpselt sellele väiksele asjale, et seal võib-olla paremat tuvastusreiti saada ja nii edasi, et ka selliseid asju me kindlasti hakkame oluliselt rohkem nägema. Ka andmete teema on kindlasti väga oluline, kuna enamus, ma arvan, uudistes näeb seda geopoliitilist olukorda, mis meil toimub, et kuna AI ilma andmeteta nagu väga hästi ei tööta ja tihti ka seal on erinevad pilvelahendused, andmekeskused taustaks, mida pakuvad ka erinevad teenusepakkujad, siis kindlasti kus need andmed on, kus need andmekeskused on, ka see ilmselt hakkab tulevikus järjest rohkem rolli mängima. Ja kindlasti ei jää ka pildilt välja, et ma arvan, EUs juba oleme kuulnud, et EUl alati meeldib kõike reguleerida, et kindlasti tuleb erinevaid torelaid regulatsioone, mida AI osas arvesse võtta ja ka turvalisuse osas kindlasti see AI nagu järjest liigub edasi, et ka kindlasti nad aitavad väga palju kaitsmise osas, aga ka rünnakute osas, et me näiteks ei saa enam väga hästi pugeda selle taha, et eesti keel on selline abstraktne ja keegi aru ei saa sellest, AI kindlasti suudab need phishing emailid väga ilusaks eesti keeleks teha, suudab võib-olla ka ilusa videokõne teha, kus keegi räägib viisakas eesti keeles mingit juttu ja üritab mingit raha välja petta, et ka need asjad kindlasti nagu skaleeruvad märksa rohkem üles järgmiste aastate jooksul. Tahan siia vahele küsida, et mis sa sellest arvad, et kui tuli siin juttu, et riigikogulased ei jõua lugeda eelnõusid läbi ja peavad selleks tehisaru kasutama, kas see on okei või ei ole okei? Ja kuna need eelnõud enamasti on selline avalik dokument, siis kindlasti selline kokkuvõtte tegemise jaoks on ta okei. Kahjuks, nagu me seadustes näeme, seal võivad nüansid peituda ka väga väikestes asjades, et tihti peale ikkagi on vaja ka seal nendest väikestest detailidest ja asjadest nagu aru saada, et võib-olla selliseks lühikokkuvõtteks või arusaamaks, et millest see 100 lehekülge räägib, see on okei. Aga kuna seadused tihti päris nii lihtsakoelised ei ole ja seal see detail võib seal ühes reas olla, miks see seadus võib-olla ei sobi või sobib ühele osapoolele või teisele, et siis seda rolli ta päris ei täida, et ei teeb mulle kokkuvõtte ära ja siis ma oskan öelda, et kas mulle see seadus sobib või kas me sellega saame edasi minna, et seal kahjuks ma ikkagi eeldaks, et kuna see on nende töö ja vastutus, siis seda aega tuleb sinna ikkagi kahjuks oluliselt rohkem investeerida ja oma tähelepanu. No me räägime täna sellisest asjast nagu, ja nüüd ma vabandan, kui ma hääldan valesti, NIS2 või NIS2, siis paranda mind on ja mis see üleüldse tähendab, kui personali inimesed sellist sõna kuulevad, siis seletame selle neile lahti. Jah, see on üks Euroopa direktiiv, mis kohaldub nagu ka Eestile ja Eestis on ta vastu võetud kui küberturvalisuse seaduse muudatusena, et sealt saab nagu seda Eesti kohaldust ja Eesti sõnastuses seda täpsemalt lugeda, et see aasta algusest Eestis kehtib ja see suunabki ettevõtteid, kes selle alla jäävad või kellele see rakendub nagu rohkem keskenduma erinevatele turvalisuse faktoritele ja sarnaselt ka GDPR-ile, et kuidas juhtkond nagu täiesti hooletult käitub või ei pööra absoluutselt mingit tähelepanu, siis on seal ka üsna tõsised trahvid ja mõjutegurid selleks, et nagu motiveerida ettevõtted, et see päris selline vabatahtlik suunamine ei ole, et seal võivad ka olla tõsised nagu rahalised karistused ja tagajärjed, kui nagu neid reegleid piisavalt ei järgita ja nendele tähelepanu ei pöörata. Aga miks kust see personali pool või personali vastutusala kogu selle asjaga nagu mängu tuleb?
No personal tihti, ütleme, on kaasatud inimeste poole peal näiteks, et kuidas inimesed üldse ettevõttesse jõuavad, kuidas neid onboard itakse, ära saadetakse, kuidas nad ettevõtte sees liiguvad. Samamoodi ka tihti nagu personal suunab, kuidas inimesi koolitatakse, ka juhtkonna inimesi, kuna juhtkond ikkagi selle regulatsiooni valguses on ütleme siuke ettevõtte osa, kes reaalselt määrab need reeglid, kuidas seda infoturvat tehakse ja peaks suutma ka järelevalvet teha, et neid reegleid ka siis päriselt järgitakse. Siis kindlasti on seal personali sisendit ja abi vaja, et kuidas need juhid nagu sellest teemast piisavalt aru saaks, et neid otsuseid nagu teadlikult teha, sest tihti IT ja IT-turvalisus on ikkagi siuke asi, mida üritatakse kuhugi vaikselt nurka ära lükata, kuna ta tundub keeruline, ei saa aru, et las see IT ja turvalisus seal tegutseb ja me teeme siin vaikselt seda asja, millest me saame aru, aga kahjuks see regulatsioon nagu ütleb, et päris niimoodi edasi ei saa kahjuks minna. Ja mis on põhilised asjad, mis muutuma siis hakkavad ja mis nagu nüüd meil siin uuel aastal enam nii-öelda läbi ei lähe? Ja ma mainisin, et põhiline ongi see, et juhtkonnale tekib vastutus, ehk see tähendabki, et nad peavad sellest teemast ikkagi aru saama, muidu on siuke natuke keeruline ka selle eest vastutada, seda asja suunata ja seal tekivad ka siuksed kindlad rollid ja koolitused, mis nagu tõenäoliselt on selle jaoks vajalik ja mida tihti kiputakse ära unustama, mis tänapäeva maailmas on ikkagi muutunud, et ükski ettevõte päris nagu iseseisvalt ei opereeri, et tihti peal ongi hästi palju koostööpartnereid, muid lepingulisi partnereid, mis tegelikult on ka üks osa sellest ärist, et kui mõni lepinguline partner või koostööpartner ära kaob, kes on strateegiline, siis võib-olla see äri üldse ei toimu, et ka sinnapoole need nõuded kanduvad edasi ja samamoodi tuleb aru saada ja neid riske ka sealt poolt hinnata, et ja ka sealpool nõuda, nagu, et need samamoodi rakendaks samasugust turvalisust ja samasuguseid nõudeid nagu see ettevõtte ise, et tihtipeale, kui need partnerid ja sellised koostööasjad nagu kipuvad fookusest jälle välja jääma natuke, sest arvatakse, et need ei ole ju meie ettevõtte osa ja need ei ole seotud, aga praktiliselt kahjuks äri nagu tõestab teistmoodi tihtipeale. Aga keda ta nüüd siis kõige rohkem puudutab, mis tüüpi organisatsioone, kas tuimalt kõiki, kas mingi kindla suurusega ja nii edasi ja nii edasi? Päris kõikide kindlasti ei puuduta, et seda peab täpselt sealt regulatsioonist vaatama, et seal on nagu defineeritud, kui suur see ettevõte siis kas inimeste arvult, käibe poolest ja nii edasi peaks olema. Et see on kindlasti, ma arvan, üks esimesi samme paljudele ettevõtetele tutvudagi selle regulatsiooniga ja proovides mõista, et kas see rakendub neile või mitte. Et kindlasti see on nagu ütleme siuke stardipunkt ja kui rakendub, siis kindlasti on vaja hakata ka nende nõuete ja asjadega nagu tegelema, et õnneks seal on natuke üleminekuaega, et see ei ole päris nii, et homsest nüüd hakkavad kõik trahvi saama päris, aga seal on ka mõistlik üleminekuaega, aga kindlasti ei ole mõistlik jätta seda nagu siuke taaskord viimasele minutile ja siis üritada kõike seda, ütleme, kuu ajaga ära lahendada, sest siis tihti see asi kahjuks praktikas ei õnnestu. No ta puudutab ikkagi ainult, ütleme, ärisektorit selle koha peal. Ta puudutab ka, ütleme, avalikku sektorit ja päris laia ärisektorit, et minust Riia või kellegi hinnang oli, et see on umbes Eestis 6500 asutust ja ettevõtted, et see on ikkagi päris lai ring ja nagu mainisin, et see on see, keda ta otseselt puudutab, aga nendel otseselt puudutatud asutustel samamoodi võib olla kriitilisi sõltuvusi kellestki teisest, kellele siis samamoodi natuke kaudselt nagu üle hakkab kanduma. Vast väga hea, küsin nüüd praktilisest nurgast, et meil on liikmed, eks ju, ja need on ettevõtted või organisatsioonid ka avalikust sektorist ja nii edasi, et kas nad võivad siis ka meilt kui nagu parelt oma kelle nagu liikmeskonda nad kuuluvad ka siis mingid teatud nõudmisi esitada ja nii edasi? Pigem mitles ma eeldan, et ei ole kellegi kriitiline teenusepakku, et kellegi äri ei jää seisma sellest, kui teie homme ütlete, et me kahjuks nüüd paneme uksed kinni ja lähme laiali, et tõenäoliselt enamus ettevõtteid funktsioneerib edasi enam-vähem nii, nagu nad on ka varem funktsioneerinud, et seda pigem tulekski vaadata, et keegi mingi kriitiline tarnija näiteks, et ma ei tea, mul sõltub kogu ettevõtte sellest, et Telialt oleks näiteks andmekeskus või internetiühendus olemas. Kui need ära võtta, siis mu äril lähevad uksed kinni ja me mitte midagi enam ei tee ja ma ei saa oma kriitilist teenust enam osutada, siis see asi liigub ka sinnapoole edasi. Samamoodi on näiteks, kui mingid kriitilised komponendid kuskilt tuleb või mingi oskusteave nii edasi, et kõik need nagu seovad sinna sisse, kui on siuke lihtsalt toetav funktsioon, et ma ei tea, ma lähen ostan poest pliiatseid, et tõenäoliselt neid pliiatseid asju ma saan minna ka osta teisest poest ja mul nagu äri ei jää selle pärast kohe seisma, kui selle toote või teenuse pakkujaga midagi juhtub. Mis need nii-öelda sõsarregulatsioonid seal juures nagu olulised on, et mis neid nagu eraldi ei tohi vaadata, et siin sul käis läbi enne GDPR, siis meil on seal veel miski, mille nimi on DORA, töölepingu vaade, kõik see pool nagu?
Ja nagu ma varem mainisin, et EUle meeldib igast toredaid regulatsioone teha ja tõenäoliselt neid tuleb aina juurde, et AI osas kindlasti rakendub ja hakkab tulema. GDPR meil on juba siin varsti 5 või 10 aastat juba rõõmsalt olnud. Ja ka Eesti riigis on nagu erinevaid infoturbe regulatsioone ja asju nagu järjest rakendumas. Et seal see asi võib alguses tunduda siuke üsna keeruline ja ülevoolav, et hästi palju erinevaid regulatsioone, et kuidas nüüd seal nagu üldse orienteeruda, kui sellega nagu kunagi ei ole kokku puutunud. Et praktikas ta õnneks nii hull ei ole, et tihtipeale, et kui rakendatakse mingit mõistlikku infoturbe raamistikku asja juba, et siis tihti enamus nõudeid on juba erinevates nendes regulatsioonides ka kaetud. Seal võib-olla aegalt võib tekkida, et mõnda asja võib-olla natuke vaja kohandada, et midagi natuke rohkem teha või natuke teistmoodi teha, aga vähemalt need üldised infoturbe raamistikud ikkagi tavaliselt katavad vähemalt 80-90% ka regulatsioonide teemas ja ära, et sellepärast nagu üldiselt ei ole mõistlik seda infoturvet hakata rakendama mingist regulatsioonist, vaid on mõistlik rakendada seda läbi üldisema infoturbe raamistiku ja siis veenduda, et kas seal regulatsioonis võib-olla on veel mingid täpsustusi, mida peaks siis natukene kohandama. Et regulatsioonide osas me kindlasti ei ole seda lõppu näinud ja regulatsioone kindlasti ka jätkuvalt tuleb, kuna see infoturve ja andmed ja kõik on järjest kriitilisem ja olulisem ka äride vaatest. Korra selle GDPR-i juurde tulen veel, et nagu sa ütlesid, siis see on siin juba pikka aega meil olnud, aga kas sa seal ka näed ära, et tehakse kuidagi puškut palju või et ikkagi astutakse mingisugustest asjadest üle või kuidagi nagu see jõuab ka sinu töölauale otsapidi, et mis mingid suured vead on ja midagi, millega nagu siiamaani ei arvestata või noh? No ma ütlen jah, et seal natuke, ütleme, mu jaoks on natuke kummaline, kuidas see protsess välja nägi, et kui see GDPR nagu välja kuulutati, et hakkab tulema, siis ütleme see huvi või initsiatiiv oli paljudel, et nüüd teeme korda ja hakkame selle asjaga tegelema ja kindlasti paljud hakkasidki järjest tõsisemalt nagu võtma seda andmete turvalisust ja asja, et aga siiski ma ütlen, võib-olla see on natuke Eesti järelevalve osa või puudujääk, miks see asi on natuke siuke pild ära kukkunud Eestis, et ei suudeta nagu seda järelevalvet teha ja nagu päriselt nagu rakendada seda nii, nagu oleks vaja, et kindlasti paljud nagu käituvad korralikult, aga meil on ka meedias olnud case, kus nagu palju andmeid lekib ja päeva lõpuks ikka mitte midagi ei juhtu, et päris nii see olukord siiski ei tohiks olla. Isegi suurte prestiižsete asutuste puhul, mis on... Kindlasti seal peaks olema tagajärjed ja mõju sellele, et kui ei tehta nii, nagu on nagu seadustes ette nähtud ja kokku lepitud, eks see on natuke siuke seadusandja või natuke ise endal otsa vaatama, et mis probleemid neil on ja miks see asi nii ei toimi, aga ma ütlen kindlasti ka selle taha, ütleme, kui on rahvusvahelisem äri, et võib-olla kohalik regulaator ei suuda midagi teha, ei maksa ka nagu rõõmsalt ootama jääda, et kui äri on ikkagi piisavalt suur, siis nagu ma ütlesin, et järjest enam hakkab ka rakenduma see, et kui sul on rahvusvahelised koostööpartnerid, ka need partnerid hakkavad küsima, et kas te päriselt teete turvalisuse osas midagi, kas teil on intsidente olnud ja nii edasi, et sa võid ka oma äripartneritest läbi selle ilma jääda, kui vaadatakse, et okei, teil seal andmed lekivad, me ei saa teid usaldada oma andmetega ja koostööga ja me lähme otsime võib-olla mõne mõistlikuma koostööpartneri, et see kindlasti võib ka äri oluliselt piirama hakata, kui siuksed juhtumid on nagu avalikult ja teada. Aga kas teil on mingisuguseid selliseid, või selle NIS2 võtame mingid selliseid, kus ma ütlen nagu, mis ta negatiivne pool on? Et üleüldiselt me teeme nagu asja paremaks, me oleme küberturvalisemad ja nii edasi ja ka teistel oma partneritel heas mõttes elame sellega kaelas, aga mis tal võib-olla siuksed miinuspooled on, kui need üldse on? No ärilise poole pealt kindlasti miinuseks on see, et tuleb jälle mingit ressurssi paigutada, tuleb mingi regulatsiooniga tegeleda, see ei ole puht, see taaskord jälle üldiselt mõjutab kasumlikkust, mis nagu liiga palju kedagi ei mõjuta ja seda on ka Euroopas väga palju välja toodud, et see regulatiivne surve ja koorem ikkagi ettevõtetele on nagu päris raske, nagu mainisingi, et on hästi palju erinevaid regulatsioone, mis osati kattuvad üksteisega, et võib-olla mõnele ettevõttele rakendub 3-4 regulatsiooni, et seal mingil määral need nõuded on nagu ülekattega, et siis tihtipeale see koormus võibki nagu üsna keeruliseks ja raskeks minna ja ka kulukaks ettevõtetele, et eriti ütleme, nagu meil Eesti turul on, meil ei ole kõik siuksed rahvusvahelised korporatsioonid, kus sul ongi osakondade kaupa juriste ja infoturbe inimesi, IT-inimesed, sul võib-olla ongi seda ka ressurssi seal ettevõttes vähe ja seda võimekust nagu nende teemadega ka piisavalt tegeleda, et see kindlasti nagu väikestele ettevõtetele võib olla päris keeruline koorem, et seal võib-olla tihti ongi vajalik, et võib-olla kaasata nagu väliseid konsultante või firmasid, kes nagu aitaks seda teemat pigem lahendada ja kellel on nagu laiem kogemus, kuidas sellega nagu efektiivselt ümber käia, mitte üritada nagu päris kõiges nagu ise kuidagi seal poole kohaga eksperdiks saada.
ma olen nüüd korra pessimist, skeptik ja kõik siuksed asjad ka, nii et kui sa oled neid regulatsioone omajagu näinud ja ütled, et et Euroopa Liidust neid tuleb tegelikult aina nagu juurde, et kas, ja siin olid need, et väiksemad ettevõtted võivad kannatada ja nii edasi, et kas me sellega nagu lihtsalt sinu selline subjektiivne hinnang oma ettevõtlust natukene ära ei söö, kui neid direktiivi asju nagu nii palju kuidagi tuleb, et kõik ei jõuagi kõigega tegeleda ja ettevõtlus kannatab selle all ja siis pannakse uksed kinni näiteks. Äkki sa oled näinud mõnda sellist olukorda juba? Pigem ma olen näinud neid olukordi, et kui ei tegeleta ja on intsident ja kliendi usaldus on läinud ja partnerid on läinud ja uksed lähevad siis kinni, et mingil määral ikkagi, see ka sõltub sektorist ja kui sensitiivsed asjad seal on, kindlasti see väga palju mõjutab seda, aga pigem see asi kipub niipidi olema, et tihti ütleme, miks see asi võib minna keeruliselt, nagu mainisin, et kui hakatakse selle asjaga natuke valest otsast tegelema lihtsalt, et hakataksegi neid regulatsioone proovime kuidagi ükshaaval väga palju läbi ekseldada ja ei läheneta nagu selle infoturbele kui tervikuna. Üldiselt, nagu ma ütlesin, et kui on infoturbe raamistik rakendatud, siis enamus nõuded üldiselt on ikkagi enam-vähem kaetud, et seal võibki olla, et sul on vaja natukene hinnata, et kas seal on midagi vaja kohandada või muuta, aga see ei ole nagu enam nii keeruline ülesanne, et seal võib tulla mingi uus regulatsioon või regulatsiooni muutus, et eks neil aeg-ajalt nagu ka seadustes tehakse mingid uuendusi, tehakse mingid värskendusi. Sa ei hakka jälle nullist mingit jalgratast analüüsima, et sul võib-olla ongi väiksem muutus, et kui sul on see raamistik juba olemas, aga tihti selle raamistikuga nagu väga palju ei taheta tegeleda. Lähme nüüd korraks veel ikkagi sinna konkreetsemalt personaliprotsesside juurde, et mis nüüd selle NIS2 valguses ikkagi kõige rohkem just personaliprotsessidest sinna selle luubi jälle võib sattuda või satubki? Midagi üht-teist sa ilmselt mainisid juba. Jah, ütleme, see inimeste pool kindlasti seal on, nagu me näeme, et tuleb hinnata, kuidas need inimesed sinna ettevõttesse jõuavad, et päris ilma igasuguste nõueteta ei saa inimesi võtta. Tihti peale ütleme see tähendab tausta küsimist siis värbamisel? See on üks osa sellest, tavalist ongi see, et kui inimene tööle võetakse, siis taaskord eeldatakse, et see inimene vajab teatud koolitusi, kuidas seal ettevõttes opereerida, kuidas seal turvalisusega käitakse, et kõik see peaks seal protsessi osa olema, et ütleme, selle inimese sisse tulemise osa enamustel on hästi, sest enamus ikkagi saavad aru, et me tahaks nagu kompetentseid inimesi saada ja siis see pool üldiselt ettevõtetel on juba, ma ütleks, Eestis paigas või olemas, kus see probleemsem osa tavaliselt kipub olema, on näiteks see, et kui inimene näiteks ettevõtte sees liigub ühest rollist teise, näiteks siis kipub tavaliselt tekkima siuke õiguste ja ligipääsude kultuurkiht, et eelmiseid asju ei võetud ära, ta rõõmsalt saab ka eelmistel asjadel ligi, kuhu ta võib-olla enam ei peaks ja siis saab uue rolli juurde ja kui ettevõttes võib-olla oleks see 5 või 10 aastat, see kultuurkiht näiteks võib päris paksuks minna. Samamoodi on ka siuke pikaajalisem koolitus, et see, et alguses tegi siukse tutvumiskoolitus ära, ei tähenda, et nüüd nagu õppimisega on kõik nagu koolist lõpetatud ja rohkem elu sees õppima ei pea, et kahjuks ma niimoodi ei tööta, et peab ka olema siuke pikaajalisem arenguplaan. Ja nagu mainisime, et see peab olema ka ütleme siukene rollipõhine, et juhtkonnal võib-olla on vaja ühesuguseid teadmiseid, võib-olla mingi IT-spetsialistil seal ettevõttes on teistsuguseid teadmisi vaja, võib-olla tootmisinimesel on kolmandad vaja, et on vaja ka natukesest rollispetsiifikast aru saada. Ja teine probleemsem osa, mis tihti kipub olema, on see, kui inimene ära läheb, et siis see offboarding teise sõnaga ei ole ka nagu väga efektiivne, öeldaksegi, et ta läks ära, ta andis oma läpaka ära ja sellega on nagu kõik, aga tihti peale, kui ta seal, nagu ma ütlesin, 5 või 10 aastat on, tal võib olla igasuguseid huvitavaid õigusi ja ligipääse nagu selle ajaga kogunen, millest võib-olla kellegi ei ole ülevaadet. Ja siis võib-olla kipubki jääma näiteks, et saab ettevõtte pangakontodele ligi või saab mingitele failiserveritele või asjadele endiselt ligi, kuigi võib-olla ta ei ole ettevõttes aastaid töötanud. Et ka siuke ülevaade kindlasti peaks olema ja protsess, et kuidas siukseid olukordi nagu vältida, et need on nagu siuksed väga lihtsad olukorrad, kus võivad nagu väga tõsised intsidendid alguse saada. No aga seal ongi siis aitabki see, kui see protsess nagu on kaardistatud sisuliselt, et mis õigused tulles tuleb anda ja kui ta nüüd peaks kuhugi minema, mis tuleb ära võtta. Ja ühesõnaga see protseduurika, kui selline tuleks nagu kuidagi nagu kirja panna või? Jah, ütleme, kirjapanek taaskord, ma ütleks, paljud ettevõttes selle kirjapanekuga saavad taaskord väga hästi aru hakkama ja saavad sellest aru, aga praktikas ei pruugi jälle kulgeda niimoodi, et see, et kuskil poliitikas on kirjas, et me ühtemoodi teeme asju, see ei tähenda, et seda, et nagu ka
see päriselt on nagu läbi mängitud ja seda jälgitakse, et seal nagu ma ütlesin, et see inimese saabumine ettevõttesse tavaliselt on päris hästi dokumenteeritud. Kus asi ära hakkab kaduma on see, et kui ta vahepeal on IT-sse kirjutaja, mul on vaja kuhugi kolmandasse kohta ligipääsu saada, mul on vaja mingeid lisaseadmeid saada ja nii edasi, et see kipub kuhugi vaikselt ära kaduma, et seal nagu see protsess tihti hakkab natuke laiali lagunema. Et tulekski kogu see ahel nagu vaikselt üle vaadata ja aru saada, et kas meil on tervest sellest protsessist terviklik ülevaade ja seda taust on üsna lihtne nagu kontrollida, et eeldab sükest nagu inventuuri laadset asja, et vaadata, et kui on tekkinud kuskile sükesed asjad, näiteks lihtne on vaadata, inimesed on ära läinud, kui see inventuur ära teha, näha, et 10 kontos on eri süsteemides endiselt alles, siis järelikult see protsess ikkagi praktikas ei toimi nii, nagu ta paberi peal on kirjas, et siis järelikult on vaja seal neid samme üle vaadata, et kus see info nagu ära kaob. Aga kui me nüüd korra nendest õiguste äravõtmisest ja juurdeandmisest veel räägime, siis mis hetkest läheb see hetk, kui neid inimeselt peaks nagu ära võtma? Üks asi on väga selge, ta läheb ettevõttest ära. Teine asi on see, et inimene läheb lapsehoolduspuhkusele, siis tõenäoliselt võetakse ka mingisugused õigused mingiks ajaks ära, ma arvan. Aga võib-olla ei võeta igal pool. Ma ei tea seda 100%. Taskuski hindamise küsimus natukene, et sõltub, mis rollis see inimene on, sõltub, mis vormis see koostöö, et sükest mingit ühest asjad teeme nii päris ei ole, et ma olen ka näinud ettevõtteid, kus nagu enne kui sa oma avalduse või selle nagu teate saad, et sind on näiteks lahti lastud, selleks ajaks on juba kõik õigused ära võetud, et välistada seda, et võib-olla saad pahane ja otsustad kõik andmed ära kustutada näiteks, aga see on täpselt siuke subjektiivse hindamise küsimus ja kriitilise hindamise küsimus, et seda peab oskama siis kas otsene juht, HR või ettevõtte juhtkond nagu täpselt hinnata ja nagu me enne mainisime, et see õiguste haldus ei piirdu ainult ettevõtte enda töötada, tihtipeale ka need partnerid saavad ettevõtte lahendustele ligi, et seal samamoodi tuleb jälgida, et võib-olla sellest partnerist oleme loobunud, aga ta endiselt saab meie lahendustele ligi, et ka sükest olukorda ei tohiks tekkida ja ideaalis peaks ka seal jälgima, et kui selle partneril ei ole vaja püsivat ligipääsu, et see ligipääs ei oleks neil siis kogu aeg lahti, et neil võib-olla ongi vaja kord kuus mõni uuendussüsteemis teha või mõni tootmisliin uuendada, et siis ta ainult see kord kuus või üks päev saab sinna ligi, mitte terve aasta ringi siis, kui talle endale sobib. Et ka siuksed asjad tihti kiputakse nagu fookusest natuke välja jätma, aga kahjuks tänapäeva äri, nagu mainisin, sõltub väga palju koostööpartneritest ja kolmandatest osapooltest ja need ka koostöövormid, ütleme ettevõtte ja töötaja vahel on nagu järjest rohkem neid vorme ja viise, kuidas seda teha, et seal ei ole ainult tööleping ja see on ainuke vorm, kuidas me nagu ettevõttes koostööd teeme ja meil on oma töötajad, et see pilt on nagu täna üsna kirju, millega ka HR siis on otsapidi seotud ja millest neil on vaja aru saada. Sa mainisid seda, et selline suurem arenguplaan aitab, et võib-olla see, et lihtsalt inimene tuleb tööle ja teeb selle ühe küberturvalisuse koolituse läbi kuskil internetis, seda ka niimoodi mitte päris süvenedes tõenäoliselt on ja niimoodi poolmuidu, et see nagu ei tööta enam, et mis moodi peaks kas seda arenguplaani või seda töötajate koolitamist või sükest nagu, mis moodi peaks seda võtma ette nüüd siin uuel aastal? Mis seal aitaks, niisugune lähenemine? Jah, et siuke, et ma panen selle netikoolituse jooksma ja pärast vaatan, et linnuke on tehtud, et kõik on nagu selle ühe kliki teinud, et sellega nagu turvalisuse vaates ja ka ütleme nagu infoturbe kultuuri vaates nagu liiga kaugele ei jõua. Et kus see peaks algama on samamoodi ülevalt poolt, et ka juhtkond peaks näitama eeskuju, peaks demonstreerima, et miks meil ettevõttesse turvalisus on oluline, mida me teeme ja miks me seda teeme, et tihti ka see Eestis natuke kipub ära minema, nagu mainisin, et kuna see turvalisus on keeruline teema ja juhtkond tihtipeale ei oma kompetentsi selles, aga ka tihtipeale kahjuks on vaja juhtidel nagu demonstreerida, et ka nemad teevad seda, mitte näidata, et juhtidel on ühed reeglid ja töötajad teevad teist asja, et siis on väga raske seda turvalisuse mõtet nagu ka seal ettevõttes kõigile maha müüa. Et juhtkonna motivatsiooni ja sõnum ja juhtimine on kindlasti nagu väga oluline selles osas ja samamoodi ütleme ka seal koolitusel peaks olema siis nagu sellised mõõdetavad asjad, et ka mõõta seda, et kas inimesed päris said aru, mida seal koolitusel räägiti, et see võib olla mingi lihtne test, see võib olla ka mingid muud KPI-d, et mõistagi, et kas inimesed nagu päriselt said aru, kas see muutis näiteks nende käitumist, et teil on näiteks õngitsusrünnakud käivad enne võib-olla 60% inimesi langes õngitsuse ohvriks, peale koolitusi võib-olla see oluliselt langes, et nagu ka aru saada, kas käitumine päriselt on muutunud, mida üritatakse nagu siis selle koolituse läbi juhtida. Ja kindlasti ka, nagu ma varem mainisin, sellised valdkonna või töörolli või funktsiooni põhised ja sisulisemad nagu asjad kindlasti on ka oluline fookus, mida tasuks nagu mõelda.
Lihtsalt vahva lugu siia vahel, et käisin hiljuti kohtumas Neeme Tammisega, kes on jooksva aasta parimaks juhiks valitud ja kes astus nüüd siukselt operatiivselt tegevjuhi tasandilt Hansa Grupis eemale ja meelega pani omale nüüd siis tegevjuhiks IT taustaga või kui see oligi IT juht enne olnud ja ma küsisin huvi pärast, et miks IT, miks mitte näiteks finants. Ja siis ta ütleski, et kõik need asjad, mis puudutab andmemaailma, küberturvalisust ja nii edasi, et see tippjuht peab seda nagu niivõrd hästi mõistma ja tõenäoliselt samamoodi seal nagu eeskujuks olema ja asjadest nagu sinna detailini tegelikult aru saama, et see ettevõte oleks nagu heas kohas ja teeks häid tulemusi ja nii edasi ja nii edasi. Hästi huvitav mõttemis selles mõttes, et ma ei olnud nagu väga palju seda, ilmselt ennegi on IT-juhte nagu tegevjuhtideks saanud, aga lihtsalt selline päris lahe nagu eeskuju lugu selle koha pealt, on ju. Eks see IT-s infoturvast tihti kipub olema pigem need inimesed on sellised introvertsed ja neile meeldi inimesi juhtida ja veel vähem neile meeldib nagu äri- ja finantsteemadest aru saada, mida kahjuks ka ettevõtte juhina ja kindlasti on vaja, et kui numbritest nagu aru ei saa, on natuke keeruline ilmselt ettevõtet juhtida, et neid nagu kombinatsioone, kes nagu kõike kolme suudaks hallata, on tihti peale nagu IT infoturbe sektoris nagu keeruline leida, aga kindlasti kui on sükke inimest ja kindlasti loob palju väärtust, sest nagu me näeme, üha enam äri sõltub erinevastest IT-lahendutest ja nii edasi, et ilma IT-ta tõenäoliselt täna väga suurt äri enam nagu ei tee praktikas, et kindlasti selle mõju on nagu üha kasvav ettevõtlussektoris ja seda, mida paremini seda vahendit enda kasuks osatakse kasutada, seda lihtsam tõenäoliselt on ka seda äri kasvatada ja seda võimalikult kasumlikult teha. Me näeme praegu nii meediast kui ka, ma ei tea, igalt poolt nendest samadest ettevõtetest kuuleme ja nii edasi, et lõpuks taandub see nagu inimesele, et see, miks meil on need suured infoturbe riskid ja kõik muu selline on ju, et mis siin võib-olla juhid, personalijuhid kõige rohkem ära teha saavad? Juba ma ei tea, kuni selleni välja me annaks oma pingoode kuhugi erinevatesse kohtadesse ära, see võib ju samamoodi ka tegevjuhilt tulla see siukene AI tehtud kõne on ju, et kanna mulle nüüd raha, ma olen siin piiri veel kinni. Ja, et nagu me juba katsime, et kindlasti juhid ise peaks selle eeskuju näitama, et kui juht ise nagu neid turvareegleid järgi ja ettevõttes suunab siukest sõnumit turvaline meil juhi tasemel ei ole oluline, siis kahjuks on keeruline see ka töötajale maha müüa. Kui juhid näitavad, et meil on turvaline oluline ja ka seda sõnumit aitavad ja kultuuri ehitada, siis kindlasti see inimeste mõttemaailm ja arusaam on teine. Et kindlasti tuleb neid inimesega järgi aidata, et me ei pea eeldama, et kõik nagu turvalisusest kohe homme ideaalselt aru saavad, aga pigem see kultuur peakski olema, et midagi läheb valesti, see on nagu okei, aga oluline on, kuidas sa reageerid, et sa ei jää siis selle probleemi otsa istuma. Pigem motiveeritaksegi, et nagu anna võimalik truttu siis teada õigesse kohta, et oleks võimalik see probleem lahendada. Et siis pigem inimesed nagu julgevadki nagu probleeme teatada ja nendest rääkida ja neid ka aidata lahendada, et siis nad pigem muutuvad selliseks abivahendiks, mis aitab tuvastada potentsiaalseid vigasi, mis võivad juhtuda, mitte see, et nagu nad on selline kõige nõrgem lüli, kes seal nagu saab pihta võib-olla ja siis vaikselt istub nädal aega oma nurgas kellegile midagi ei maini, et võib-olla läpakas varastati ära või midagi kadus ära või ekraanil on, et kõik on krüpteeritud, et pigem ongi see, et julgustadagi seda, et me pigem nagu õpime ja samamoodi ka praktikas neid asju võimalikult palju läbi mängida, et inimestel tekibki see tunnetus ja natuke siukest, ma arvan ka tulevikus saab järjest oluline nagu kriitiline mõtlemine või et nad mõtleks natukene enne, kui nad midagi liigutavad või teevad, et kas see nagu päriselt tundub õige, võib-olla ma peaks kellegi abi küsima või veenduma, et enne kui ma seda teen ja edasi, et tihti peale ma nagu siin järgmises generatsioonis natuke näen, see kriitiline mõtlemine natuke hakkab järjest vähenema, et ongi siuke puhas usaldus, et tuli kiri, paistab päris õiget teen lihtsalt, et nagu sa mõtled nüüd nooremat generatsiooni? Jah, et natuke Mina oleks just tahtnud küsida, et kuidas see generatsioonide vahe on, ma oleks just taht arvata, et noorem on see, kes kõigest nagu kahtleb ja küsib ja nii edasi ja vanem generatsioon on võib-olla see, kellel on kergem liiga teha. Aga kui ma eksin, mul on selle hea meel. Vaadates seda, et kuidas seda, ütleme, AI-d ja asju kasutatakse, et siis seal ikkagi väga palju nagu tuginetakse sellisele täiesti pimedale usaldusele, et kui seal chatbotist tuleb, see on nagu puhas kuld ja ma nagu usaldan seda, kui oma nõustajat ja arsti ja kõike muud, et kahjuks see maailm päris niimoodi ei toimi, et selline natuke kriitiline mõtlemine ja mõtlen nende olukordade läbimängimine ka aitab, et tihtipeale mõtlen kindlasti, mida tasub läbi mängida, on erinevad kriisitsenaariumid, sest tihtipeale seal see aeg on nagu olulise faktoriga ja kui inimene on ikkagi selles olukorras enne olnud, et
mängitaksegi läbi, et ettevõttes midagi olulist ja kriitilist juhtus, kui see toimub niisugustes õpikeskkonnas, siis inimestel stressitase ja info omandamisoskused ja otsustustegemisoskused on nagu palju paremad. Ja kui neil on see kogemus all, siis selles päris olukorras nad suudavad ka adekvaatsemalt ja paremini reageerida. Kui nad esimese korrana saavad kohe nagu reaalse probleemiga pihta, siis kahjuks seal võib olla nagu väga olulisi puudujääke, kuidas sellele asjale reageeritakse ja avastatakse, et pooled asjad võib-olla olid nagu tegemata või läbi mõtlemata, mida annab nende harjutuste käigus nagu lihtsasti parandada. Nende harjutuste tegemisel, õppuste tegemisel ja kõik see, kas seal on mingisugune hea tasakaalupunkt ka, mida sa oma võib-olla praktikas oled näinud, et selge on see, et kui on üks äriettevõte, siis tema oma kõige suurem osa ajast tahab panna sinna võimalikult palju oma toodet või teenust müüa ja võimalikult palju kasumit teenida, aga selge, et need koolitused nagu nad hoiavad väga potentsiaalselt suuri riske ära, aga kus see mingi tasakaalupunkt on, et kui palju peaks siis ikkagi koolitama, kui palju peaks inimestega õppusi tegema nendele harjutusi, mida iganes nagu asju, et kas seal on mingi selline protsendipunkt või mingi indikatsioon? Päris ma olen niisugust ühte numbrit kõigile taaskord ei ole, et see jälle taaskord sõltub natuke ettevõtte tüübist, mis rollid seal on, mis töötajad tüüpe seal on ja nii edasi, et pigem seda tulekski natukene detailsemalt vaadata, et päris ühe lauaga kõigile vajutada päris seal taaskord ei saaks. Seal on ikkagi, et kas nagu mingid pangad ja finants ja see ilmselt peaks nagu rohkem läbi mõtlema, võib-olla kui mõni ei taha siia kõrvale mõnda näidet tuua, aga ilmselt seal on see valdkondade vahe selle koha pealt, nii et kus on nagu suuremad rahad mängus ja... Võib-olla isegi nagu rahades ei pruugi sõltuda, et see võib-olla võib tihti sõltuda sellest, kui keeruline või mitmekülgne näiteks ettevõte on, et võib-olla kui ettevõttes ongi näiteks üks tootmisprotsess, siis võib-olla ongi vaja läbi arvutada, et mis meil näiteks saab, kui tootmisliiniga näiteks midagi juhtub, sulle võib-olla neid stsenaariumeid, mida mängida, võib-olla on nagu väga vähe, kui sul on, ütleme, siuke üsna ühe funktsiooniga ettevõtte või versus, kui sul on, ütleme, siukene kümneid või erinevaid tootetüüpe ja funktsioone koondav mingi korporatsioon näiteks, kus sul võib väga erinevaid asju näiteks ettevõtte sees juhtuda, et siis võib-olla neid stsenaariumeid, mis seal ettevõttes saab juhtuda, on nagu märksa rohkem. Ja samamoodi on ka neid erinevaid töötajagruppe ja huvigruppe ja koostööpartnerid ja nii edasi, et kõik need nagu mõjutavad natukene seda mahtu võib-olla. Kas me kuidagi saame, kui me räägime sellest, et inimesed päriselt nagu oleksid invested sellesse, et nad tahavad küberturvalised olla ja nii edasi. Kas me saame seda mingites personaliprotsessides, need samad värbamised või onboardingud ja nii edasi, ka tulemusjuhtimisega kuidagi nagu ära siduda, ilma et me inimesi sellega nagu hirmutaks? Kas on võimalik, ma ei tea, ühesõnaga tulemusjuhtimisega asi siduda? Paljud ettevõttes seal, et natuke võib-olla sektori spetsiifiline ongi eeldus, et näiteks kui sa töötad kaitsesektoris, seal kahjuks eeldataksegi, et sa pead suutma teatud saladusi hoida, sa pead suutma mõelda kriitiliselt, muidu sulle kahjuks ei saa neid ligipääsu seal anda, sest kui vastane või konkurentsu relvasüsteemide joonised ja asjad ära varastab, siis see ettevõte tõenäoliselt lõpetab tegevuse. Et see kindlasti mõjutab seda väga palju, et seal tõenäoliselt on seda üsna lihtne rakendada, kuna seal on juba, ütleme, sektori eeldus ja ootus sinna. See on väga loogiline koht, kus see nagu peaks olemagi kuidagi nagu. Ma ütlekski, et see natuke, ütleme, muudes sektoris, kus see võib-olla, ütleme, tegevusvaldkonnast nii selgelt välja ei tule, seostubki sellega, mis see ettevõtte enda kultuur on, et see kultuur peaks ka olema, et meile on meie kliendi andmed olulised, meile on meie koostööpartnerid olulised ja seda ei saa teha kahjuks ilma turvalisusteta ja läbi selle seda juhtida, et meil ongi siuke ootus töötajatele, et see peab ka olema nagu osa sellest ettevõttest, siis kui ta ei ole, ei tule nagu automaatselt sellest, ütleme, spetsiifilisest sektorist või ei ole siuke üldiselt iseenesest arusaadav kõigile, et siis peabki nagu ettevõtte juhtkond ja see ettevõtte kuvand ja kultuur seda nagu juhtima. Et siis üldiselt see nagu, kus ta nagu algusest peale nagu inimesele tutvustada, see nagu ei tekita nagu liiga palju sükest trotsi, et tihti see valulisem koht on see, et kui me nüüd täna, ütleme 10 aastat, 20 aastat on ettevõtte rõõmsalt opereerinud, ei ole kahjuks väga palju turvalisusega tegelenud ja nüüd otsustab, et me hakkame nüüd seda teekonda tegema, et siis kahjuks need esimesed sammud nagu ikka igas uues asjas on natuke keerulisemad ja on natuke valulisemad, et jõuda sinna sellesse heasse punkti, et see ikkagi nõuab pingutust ja seletust ja vaevanägemist alguses. Et kui seda kultuuri on alguses peale juurutatud, siis seda on ka muudes sektorites ja muudes valdkondades näha, et siis on seda uutel töötajatel üsna lihtne omaks võtta pärast, kui nad liituvad selle ettevõttega hiljem.
Kui meil on täiskohaga töötaja ettevõttes lihtne, ühed reeglid kehtivad kõigile neile, aga kui meil on ajutine tööjõud, kui meil on teenusepakkujatest ja nendest nagu veidi juba oli jutt, aga samamoodi ajutise tööjõuga, renditööjõuga, kas siis on ka nagu millelegi ekstra vaja tähelepanu pöörata? No nagu ma ütlesin, et see koostöövorm või kuidas ettevõtted tänapäeval töötab, see on läinud väga paindlikuks ja väga laiaks ja ma ütleks, et olulised andmed ja millega ettevõte tegeleb ei muutu sellest, et kas seda tööd teeb praktikant, ajutine töötaja, koostööpartner, lõpptulemus ikkagi, mida ettevõte soovib saavutada on sama, mis tähendab, et ka need nõuded, mida ta peab kandma neile üle, on kahjuks samad, et see tihti võib natuke piirata näiteks, et tõenäoliselt mingis väga kriitilises salajas kaitsesektoris, tõenäoliselt sa ei võta 3 kuuks mingit praktikanti sinna tööle, sest kogu see halduskoormus ja kõik muu on natuke liiga keeruline, et üldse sellega tegeleda. See natuke võib-olla muudab neid koostöövorme või seab piire, aga üldjuhul jah, need nõuded, mida sa nagu rakendad, ikkagi kanduvad üle kõigile. Kui me nüüd hakkame vaikselt kokku võtma, siis mis on võib-olla sellised, kui personalijuhid nüüd kuulevad, mis nemad järgmiste nädalate, kuude jooksul siin peaksid võtma kätte mingisugused 3 asja, millega peaks kindlasti tegelema selle NIS2 vaatest? Kindlasti tasub ettevõttes aru saada, et kes on mille omanik, kes mille eest vastutab, et tihtipeale, aga ütleme, seal kiputakse minema selles suunas, et kõik IT-lahendused, kõik ettevõtte süsteemid, need on rõõmsalt IT-probleem. Äri neist väga ei taha midagi kuulda, seni kui need kõik ilusti seal nurgas töötavad, kõik on hästi. Aga kahjuks reaalsus on see, et praktikas keegi ärist ikkagi omab neid, et tootmisjuht omab tootmisliini, mis sest, et see võib olla mingi IT-lahendus ja IT-seadme, aga tootmisjuhile on oluline, et see tootmisliin oleks olemas, see töötaks, sama võib-olla müügijuht omab Pipedrive'i või mingit muud lahendust, CRM-lahendust, et see ei ole IT-probleem, et meil see lahendus on, seda on ettevõttes kellelgi vaja ja reaalselt need lahendused peaks olema ikkagi äris kellegile jagatud, mis tähendab taaskord, et HR vaatest, kui see inimene tuleb, talle tuleb tutvustada, et ka oma töörolliga ta saab teatud IT-lahendused, sest vastasel juhul pärast neid sellele maha müüa ja selgitada, et sa oled nüüd omanikuks saanud, taaskord võib osutuda natuke keeruliseks protsessiks ja läbirääkimiseks, et seda kindlasti tasub väga palju tähelepanu pöörata, et see aitab väga palju seda ettevõtte ülest katvust saada, et IT-lahendused ei ole ja turvalisus ei ole ainult ettevõtte probleem, vaid nad on ikkagi oluline osa ärist ja see tuleb ka niimoodi inimesteni viia. Et seda juhtkonna poolt me ka puudutasime juba, et ka seal kindlasti on oluline, et juhtkond saab sellest IT-teemast ja turvalisusest aru ja suudab ka seda siis vedada ja otsustada ja vajadusel ka siis kaasata partnereid või otsida õiget informatsiooni, et oma otsuseid ja asju vastavalt teha, sest siiski nemad seavad need meetmed ja asjad, mida ettevõte rakendab, nemad otsustavad, kui palju riski see ettevõte näiteks tahab võtta või ei taha võtta jälle vastupidi, et see kõik peaks ikkagi sealt ülevalt poolt tulema ja see eeldab, et taaskord nad omavad piisavat teadmist või oskavad siis otsida neid koolitusi või saada seda informatsiooni kuskilt. Ja seda protsesside osa me ka natuke katsime, et kui need töötajad tulevad, liiguvad, ära lähevad, et ka seda kindlasti tasub enamustes ettevõtetes üle vaadata, kuna seal see on ütleme üsna lihtne koht, kus neid puudusi tuvastada ja ideaalis ka hiljem parandada, et seal tavast ei ole see parandamine ja tegemine nii valuline. Ja koolituste osas samamoodi me juba mainisime, et kindlasti tasuks üle vaadata see koolituste pakett, et kas seal ongi tõesti ainult see, et võib-olla inimene tuleb tööle, ta kirjutab võib-olla alla, et ta sai arvuti ja või kuidas seda arvutit võib kasutada üldse mingit koolitusi ei saa või on niisugune mingi sisuline pikaajaline koolitusprogramm, kui ettevõttes võib-olla ollakse 5 või 10 aastat, et oskused ja teadmised järjest kasvaks nii IT-turvalisuse kui oma töövaldkonnas, et see ei oleks ühekordne samm, et tuli tööle tegi oma see 1 päeva koolitusi ära ja nüüd on 10 aastat rõõmsalt seal ja peale seda ei ole ühtegi koolitust enam, et kindlasti ka seda tasuks vältida. Ma pean siia ühe ikkagi sellise näite koha veel küsimusena esitama, et jah, üks asi on see, kui inimene ikkagi jällegi tööd läheb ära ja siis me teame, mis õigused me talt ära võtma peame.
aga kui ta juba tööl olles, nagu meil siin mõned avalikud juhtumid olid, saadab endale kas skeemaili peale või kuhugi mujale igasugu huvitavat materjali, kas me saame selle vastu ka nagu küberturvalisuse mõttes oma IT-protsessides midagi teha, et need ma ei tea, mingi alarm hakkab tööle kuskil, kui keegi saadab oma erameilile midagi või ühesõnaga, kas midagi seal saab ka teha? Jah, ütleme, see on jälle algusest peale hakates, kui see inimene tööle tuleb, siis kindlasti tuleb talle reegleid tutvustada, sest kui ettevõttes ei ole reegleid, et ma ei või seda sinna saata, siis kahjuks töötaja võib öelda, et aga mulle pole keegi öelnud, et ei või sihukest asja üldse ju teha. Et mingid reeglid kindlasti peaks olema, millega ka töötaja on tutvunud ja aru saanud, et siuksed reeglid meil on, et seal kindlasti kui reeglid on paigas, saab erinevaid IT-lahendusi panna, mis monitoorivad neid, saab erinevaid koolitusi teha, et taaskord selle paberi läbilugemisest eeldada, et inimene nüüd päriselt sai aru. Taaskord ei maksa eeldada, tuleks ka veel koolitusi teha ja selgitada, et näidata, et siuksed asjad siin ei ole lubatud. Ütleme, kõige lihtsam näidata, e-maili osa võib-olla nii populaarne enam ei ole, aga näiteks mida paljudes tehakse, et meil on hästi palju avalikke AI mudeleid, et eeldatakse, et ma võin ju sinna rõõmsalt panna kõiki andmeid, et oma tööd lihtsamini teha. Aga see taaskord ei pruugi väga mõistlik olla kõik ärisaladusi kuhugi avaliku AI mudelisse laadida, et oma tööd natukene lihtsamini teha, et seda taaskord on vaja inimestele natuke selgitada, miks seda ei tehta ja miks seda ei tohi teha. Ja kindlasti seal saab panna erinevaid IT-lahendusi ka, mis aitavad monitoorida ja jälgida seda, et kuhu ettevõtte andmeid läheb, neid kriitilisi andmeid samamoodi saab märgistada erinevate märgistustega ja nii edasi. Et seal on erinevaid meetmeid ja võimalusi ja kindlasti need on vaja kõik läbi mõelda, läbi testida, et nad ka praktikas töötavad ja samamoodi inimestele kommunikeerida, et nad ka aru saavad, et mis meetmed meil on, miks me seda kasutame või miks me teistmoodi teeme, et kas selle lõpetuseks selle NIS2 valguses ütleme, et kõik need asjad, mis me siin täna maininud oleme, on justkui ära tehtud, et kas on mingisugused järgmised tasemed, mida saavad personalijuhid veel teha, et võib-olla mis ei ole mingisugusest direktiivist tulevad, aga et mis ikkagi annab selle selge küberturvalisuse konkurentsieelise ühele ettevõttele teisest või kuidagi niimoodi? Üldiselt see on päris personalijuhtidest tavaliselt jalga, et see pigem mõnes, et see ettevõtte juhtkond ikkagi seabki päriselt selle ärilise eesmärgi, et kui nad näevad, et okei, selle baastaseme nüüd ära teinud ja me näeme, et kui me suudame võib-olla turvalisus veel parem olla, võib-olla me saame turul mingi konkurentsieelise, võib-olla meie toode on parem kui konkurendil ja selle läbi meil äri kasvab, siis kindlasti sealt need juhised tulevad, mis initsiatiive edasi veel arendada, et kus seda väärtust ettevõttesse luua, et see taaskord ei tohiks olla tihtipeale on, et altpoolt üles, et IT ütleb, et mul on vaja nüüd uniks seadmeid ostma hakata või mingeid muid asju tegema hakata, et pigem äri peaks seadma, et me näeme, et meil siin on võimalusi, et võib-olla kui me mingeid asju juurde ostame või mingeid lahendusi turvaliseks teeme, et läbi selle me saame parema turuolukorra või eelise või vähendame mingeid oma äririske, et ka sealt poolt peaks see initsiatiiv tihtipeale siis tulema. Ja päris lõpetuseks ühe numbri ja ühe lausega küsimus. Kuidas sina küberturvalisuse teenuste juhina hindad täna Eesti ettevõtete, need, kellega sa oled siis kokku puutunud, küberturvalisuse tervist? Skaalal 1-10 ühe lausega põhjendus. Miks nii? No paneme 5. 5 ainult, okei. Aga ma olen üsna sihukene kriitiline võib-olla, et kui ma võrdleks rahvusvahelise tasemega, siis võib-olla annaks kõrgema hinnangu, aga kuna me hästi palju teeme ka Eesti ettevõtetega ja lähipiirkonnas tööd, siis Eesti on natuke rohkem IT-teadlik ja selle valdkonnaga rohkem tegelev võib-olla kui ütleme vanamaailma riigid, kus seda kultuurikihti hästi ja turvalisust on raskem ka suuruse tõttu tihtipeale juurutada. Aga ma näen, et me saaks ka teha väga palju asju paremini ja rohkem, mis ei nõua meilt väga palju, mida endiselt mingil põhjusel ei tehta, et kas siis ei ole piisavalt regulatiivset survet või ei ole piisavalt ärikahju olnud või lihtsalt ei ole sihukest juhtide poolset motivatsiooni olnud, et sinna veel panustada, et ma näen, et seda arenguruumi on ikkagi veel väga palju, et siuksed ettevõtted, kuhu ma lähen tõesti sisse ja näen, et see tundub tõesti väga turvaline ettevõtte ja siin on tõesti võib-olla tihti ma näengi, et seal on 10-15 aastat teadlikult selle asjaga tegeletud ja oluliselt panustatud sinna ja siis on jõutud sinna olukorda. Et niukseid ma kahjuks näen väga harva siiski veel.
et pigem ta on siuke hoogtöö põhine taast, et midagi nüüd juhtus, meil oli see intsident, teeme nüüd võib-olla aasta aega natuke intensiivselt ja siis see huvi jälle kukub sinna tahaplaanile, meil on jälle olulisemaid asju teha, et siukest süstemaatilist ja pikaajalist lähenemist ma siiski näen veel üsna harva Eestis. No siis töötame koos selle nimel, et Eesti organisatsioonid saaksid küberturvalisemaks. Ja tõmbame nende mõtetega siis tänasel episoodile joone alla. Aitäh tulemast, Mihkel Kukk, KPMG küberturvalisuse teenuste juht. Tänan kutsumast. Mina olen Kai Saart, Pare tegevjuht ja me kuuleme teiega juba järgmises episoodis. Aitäh!